tere tulemast meie Bangkoki videosse. Ja siin on ainult killuke vaatamisväärsustest Bangkokis. Need on kindlasti väga palju, aga meie sihtkohtade valikul on määravaks see, et meil on lapsed. Ja see tähendab sisuliselt seda, et me liigume natuke aeglasemalt edasi ja me vajame natuke mängulisemaid tegevusi. Ainult templitega me ei saa piirduda. Wat Po oli üks neist templitest, mida mina tahtsin väga külastada. Ja see on Bangkokis üks tuntumaid vaatamisväärsusi ka. Sellepärast, et? See on eriline selle poolest, et seal on külitav Buda. See on väga suur ja kuldne. Ja see on 15 meetrit kõrge ja 46 meetrit pikk külitava Buda kuju, mis siis kujutab teda Nirvanasse minemas. Aga tegelikult kogu Wat Po kompleks on väga äge ja väärib hästi suur ka. Hästi suur ja väga paljude budadega. Ja seal on väga suur Buda kujude kollektsioon. Laste avastusmuuseum. See koht Bangkokis on avatud kõigile inimestele tasuta. Esmaspäeval on kinni, nagu kõik muuseumid ikka, ja teistel päevadel on avatud 10–4. Sinna minnes tuleks kindlasti varuda aega ja kaasa võtta süüa, sellepärast seal koha peal toitlustust ei ole. Ja peab jälgima ajakavasi, sellepärast et paljud tegevused toimuvad läbi juhendamise. Seal on alati keegi, kes näiteks aitab joonistamise või koordineerib siis seda mängimist. Või siis on näiteks see veepark on avatud 3 korral päevas ainult. Et kui sa sinna lähed, siis kindlasti lastele võtta kaasa ujumisriided või mingid vahetusriided, rätikud. Ja seal saab hästi palju lusti neil olema. Ja kui te lähete sinna nädalavahetusele, siis seal kõrval on avatud kohe ka Chatuchaki nädalavahetuse turg ja kõrval on ka Chatuchaki park, mis küll meie külastamise ajal olid paljud asjad, atraktsioonid olid katki või lõhutud või poolelambis.
et see park oli natukene, ta oli küll hästi populaarne, aga seal ei olnud lastega just eriti palju teha. Ta ei olnud nii puhas ka. Keda sa nägid seal? Dinosauruse skeletid on seal, jah? Vaata, siinpool on ka. Vaata, siin all maal on, vaata. Üks suure. Mingi suure. Kolmas ägedus, mida Bangkokis teha, on kindlasti jõelaevaga sõitmine. See on palju vahvam viis Bangkoki kogeda, kui sõita takso või BTS-iga. Ja vahel ka kiirem. Ja pealegi jõelaevaga pääseb väga paljude vaatamisväärsusteni. Peale viimase hetkel peale juba. Turun, väga ilus tempel. See on teine tempel, mida me külastasime Bangkokis. Ja see on väga huvitav ehitis, kuidas sa nimetasid seda? See on stuupasarnane Pagoda tempel. Just. Ja see tegelikkuses peaks saama siin hästi kõrgele ronida, ta on hästi terava tipuline, aga turistidel oli avatud ainult esimene korrus, mis oli ka tegelikult päris huvitav. Jaa. Aga väike tagasilöök või nagu? Lootsime, et me saame lugeda lastega kokku kõik trepiastmed, mis sinna üles kõrgele viivad. Ja elevandi 3 pead. Jah.
asi, mis me tooksime oma Bangkoki linnatripist välja, on Lupiini park. väga suur rohelust, floorat ja faunat täispark. Sealt me leidsime korraliku mänguväljaku, Ja veest kalu, kilpkonni ja pärast vihma tulid välja sellised mõnusad 1,5-meetrised sisalikud. Lupiini pargi käik läks korda või? nii, keda me nägime? Keda sa nägid?